No nii, tere kõigile. Ootame mõned sekundid, minutid lausa. Kui kõik, kes siia peavad tulema, jõuavad kohale. Ja kui sa vaatad seda hiljem järgi Youtube'ist, siis tere tulemast ka sulle sellel hetkel, kui sa Youtube'is seda vaatad. nii, Ene ehk siis tänane minu külaline on saabunud ruumi vaatama, kas ta kaameraga lahti teeb. nii, ja mikrofoni ka üles paneb. ootame veel, äkki tuleb ka mõni, kes on nii-öelda registreerunud laivile ka juurde. nii, paar tükki siin peaks tulema ikka. nii, tere Ene, on kuulda Tere! sind? Ma ei tea, kas mind on kuulda, jah? Et kas ma pean midagi liigutama, tegema? ei, kõik on väga hästi. Kõik on hästi. Mhm. nii, ja, aga Mm. vaatame, hakkame äkki pihta seda. nii, näe, liitujaid on. nii, tere Triinu. tere, tore näha. Tere! nii, ma arvan, et nüüd on parem internet ka. ja siis vaikselt alustame ja Triinu saab ka küsimusi küsida kindlasti. sest et see on põnev teema. aga mõtlesin enne, kui me lähme saatuse koodid kui sellise mõiste juurde, enne räägi natukene enda taustast. ehk siis, et võib-olla see on ka üks põnev asi, millega nagu üldse alustada. et mis sinu tööalane taust on? Kas lühidalt või pikalt? no nii, noh, keskmiselt, vaata, mis tuleb. Mm. Et kui ma mõtlen või kui ma hästi lühidalt ütlen, siis tegelikult minu tööalane taust on õpetaja ehk siis klassiõpetaja suuremalt osalt jaolt ja seda siis umbes keskmiselt 20-30 aastat. Sinna vahele on jäänud psühholoogiateenistuses vastuvõtja koha peal istumist, aga paar hilisemat aastat siis ka päris psühholoogina töötamist, nii et kokku 8 aastat selles valdkonnas. Ja see mahub kõik sinna 30 aasta hulka ära. See on hästi lühidalt. Aga jah. nii et õpetaja ja psühholoogina sa tundsid, et sa vajad midagi oma ellu veel ja see veel ongi siis saatuse koodid, ma saan aru. Ja ma olin mingi aeg, alustasin, tähendab tegelikult üldse lasteaiakasvatajana ja samal ajal läksin siis õppima õpetajaks, sest tegelikult juba kooli ajal ma teadsin, et minust peab õpetaja saama ja mulle nagu meenub see, et kui ma esimeses klassis olin, siis kas võis olla äkki gümnaasiumiõpilane, keegi, kes käis ja küsis klassis, et kelleks sa saada tahad. Ja siis mina teadsin kindlalt, et mina hakkan algklassi õpetajaks. Nii, ja ega siis väga muud peas vahepeal vist ei toimunud ka, sellepärast et kui minu gümnaasium läbi sai, siis ma tegelikult tundsin, et olen väga väsinud ja kohe õppima ei läinud, nii et läksingi lasteaeda tööle. Aga kohe siis järgmisest aastast siis liitusin ka Tallinna ülikooliga ja hakkasin õppima algklassiõpetajaks. Siis vahepeal viis mind tee kooli ja koolist edasi kutsuti mind laste varjupaika Oliver tööle. Ja seal puutusin ka kokku väga palju just nimelt selliste lastega ja lapsevanematega, kes olid siis oma tee nagu ära kaotanud või vajasid mingisugust abi. Ja kui Eesti hakkas oma sotsiaalsüsteemi
üles ehitama, siis tegelikult seesama Oliveri rahvas Pärnus oli siis see, kes oli üks algatajatest ja me käisime ise ka palju välismaal neid asju õppimas, eriti Soomes. Ja kui sealt tagasi tulime ja seda sotsiaalsüsteemi siis ehitati, siis pakuti võimalust minna, et kas keegi tahab minna siis nüüd hakata sotsiaaltööd tegema või kas on keegi, kes tahaks minna psühholoogide juurde tööle. No ilmselgelt ma tahtsin. Tahtsin saada ka mingit järgmist kogemust. Ja kui ma seal siis niimoodi neid inimesi vastu võtsin igapäevaselt laua ääres ja kuulasin, sest mina olin ju see, kes esmase sellise mure nagu enda peale võttis ja siis edasi neid psühholoogide juurde registreeris, siis ma sain aru, et ma tean, et mõningal puhul on see protsess päris pikk, kui inimesed nagu abi tahavad saada, aga mulle tundus, et sellest kõigest on natuke vähe. Ja kuna mul seal ees laua ääres oli aega küll ja veel, siis ma otsisin ja leidsin sellise asja nagu Aura Sooma värviteraapia, mis siis, ma võib-olla näitan korraks, nii on isegi parem. Nii, ma ei tea, ma loodan, et on näha. Mis koosnesid siis sellistest toredatest värvilistest pudelitest. Ja igal neil pudelil on oma nimi ja oma number ka. Ja lisaks sellele on nad veel seotud tarokaartide või siis taroarkaanidega. Ja sealt edasi hakkaski mulle niimoodi huvi pakkuma ka numbrite süsteem. Ja vot nii ma vaikselt siis jõudsin lähemale sellele, aga mitte veel päris. Sest pärast seda psühholoogiateenistust liikusin ma edasi kooli, sest kooli kutsuti mind psühholoogiaõpetajaks. Ja paralleelselt hakkasin siis uuesti ka algklassides tunde andma. Ja siis ühel hetkel avastasin iseenda jaoks selle, et ma märkan, vaatan, kuidas ma ise käitun, kuidas inimesed minu kõrval käituvad. Ja ma ei suutnud alati sellele kõigele selgitust leida, kuigi ma ju olin ka psühholoogiat õppinud, mitte küll otseselt nüüd ülikoolis, vaid erinevaid kursuseid, pereteraapiat, ka näiteks Jure Pihonski juures sellist psühhodraamat või psühhosünteesi, eks ole. Ja mulle tundus, et sellest ikka on veel vähe. Ja siis ma avastasin, et tegelikult täiesti veider, aga lihtsuses peitub jõud, mis tähendab, et lihtsad numbrid kui sellised päästsid minu päeva selles mõttes, et ma hakkasin nägema neid mustreid, kuidas inimesed käituvad ja tegelikult need samad numbrid seletasidki kõik need asjad minu jaoks ka lahti. Nüüd vist läks juba pikale. Ei, väga ilusti oli kõik. Ehk siis, et ma aimasin, et see nagu põhjus ongi alati, et üks süsteem meile pakub mingeid vastuseid, aga siis, kui me oleme seal süsteemis sees, siis järsku me avastame, et seal on nii palju veel, mida me ei suuda nagu nende samade tööriistadega, mida enamasti inimesed õpivad, selgitada. Ja siis me leiame endale mingi kombo, mis põhjendab ära ja selgitab kõik ära täpselt nii, nagu meie mõistab, on. Ehk siis, et meil tekib oma nagu oma tööriist ja tavaliselt see ongi siis erinevate tööriistate, elukogemuse, inimeste kokkusattumuste mingi kombo, on ju. Et sa ei saa öelda, et see on üks või see on teine, on ju. See tuleb kokku, on tegelikult ongi sinule omane süsteem, mida sa lood selleks, et seda maailmaga jagada. Ja see, mida sina siis oled loonud erinevate killukeste kaupa oma kogemuste ja tööriistade kaupa, ongi siis saatuse koodid, et sa oled valmis seda siis maailmaga ka jagama. Räägi mulle natuke, mis on see saatuse koodid nii-öelda süsteem sinu jaoks seal taga? Et kui ma nüüd peaksin niimoodi väga lihtsalt ütlema, siis saatuse koodid on minu jaoks selline enese uurimise ja enese mõistmise tööriist. Aga kui rääkida nüüd sellest saatusest seal taga, siis miks selline nimi tuli, siis see süsteem, mida ma nüüd
õppisin algul siis ühte ja õpetaja on siis pärit Ukrainast. Seal on ka jälle pikk oma süsteem, kuidas keegi kellelegi midagi on edasi andnud. Siis sealne selline nimetus oli 22 saatuse koodi. Aga et ma ei tahtnud nagu seda kõike päris niimoodi kopeerida ja algul tegelikult ma kasutasin seda ka. Ja kui seda siis, kui ma õpetaja töö kõrvalt seda kõike tegin, eks ole, aga no ilmselgelt õpetaja töö kõrvalt sa lihtsalt ei jaksa maksimaalselt kõige sellega tegeleda, eks ole. Aga kui ma siis otsustasin, et ma uurin natukene veel juurde, siis ma leidsin veel juurde sarnaseid süsteeme, oma 4-5 tükki, mida ma siis olen püüdnud nüüd selle saatuse koodide alla nagu paigutada. Aga kui rääkida saatusest, siis noh, sellest mõistest ütleme siis niimoodi, siis tegelikult ega see otse ei olegi seotud saatuse tunnistamisega kui sellisega, et saatus on olemas ja nüüd mitte midagi enam muud teha ei anna ja see on nagu kuhugile, ma ei tea, välja kirjutatud, eks ole, vaid pigem ei ole see ettekuulutus, vaid see on selline peegelduse tööriist, mis siis annab meile tagasisidet minu tugevuste, nõrkuste, käitumismustrite kohta. Et noh, nii. Ja kui nagu, noh, ma pärast jagan ka näiteks, kui sa lubad enda saatuse koodi esialgselt seda tõlgendust, et siis on vaadata, mis ja mis on, aga kui nagu minnagi tagasi selle poole, et inimesed mõtlevad, et okei, meil on igasuguseid tööriistu, noh, mina ise olen human design'i poolelt numeroloogiat ka uurinud, tarokaarte uurinud, on eluetappe, kus ma olen nende süsteemide poolt nagu mõnes mõttes ära defineerinud ennast. Ehk siis, et jah, ma olen see, on ju, ja siis järelikult ma ei saa olla see, või siis mul on loodud või minu saatus on olla selline. Ehk siis kuna üks süsteem või tööriist väidab, et minul on need komponendid olemas, on ju. Et ja ma kuidagi olen märganud, et inimesed kardavad neid tööriistu ja süsteeme just sellepärast, et nad kardavad, et mingi süsteem ütleb neile, kes nad on ja kes nad ei ole. Ja neil puudub siis võimalus ise muuta oma saatust või siis muuta oma olemust, kes nad on või mitte. Et mis sinu seisukoht on, et kas mõni tööriist või süsteem, seesama saatuse koodid ka defineerib meid niimoodi ära, et meil ei olegi võimalik ise elada sellist elu, nagu me arvame, et me võiks elada või? Mina arvan, et see ei ole nii, sest ma olen tegelikult ka päris palju igasuguseid muid tööriistu ka nagu katsetanud ja proovinud. Alustasin tegelikult üldse reiki maailmaga ja noh, kui vaimsuse poole pealt nagu rääkida, et ma olen ikka väga palju erinevaid süsteeme ka läbi käinud. Ja kui ma nüüd räägin nendest samadest numbritest, siis ega nende numbritega on täpselt sama lugu, et see päriselt ei defineeri, kes ma olen, see ei pane paika seda, kes ma päriselt olen, vaid pigem annab ta selliseid, kui me räägime näiteks kristallist ja kristalli erinevatest nurkadest või külgedest, siis iga see külg võib näidata mingit tööriista või mingit osa sinust. Ja ta näitab lihtsalt seda, nii nagu üks minu väga hea sõber ütles mulle, et alati on võimalik asju vaadata, kui sa jooksed mingi ühe asjaga kinni, et siis mine lihtsalt teise akna alla ja vaata teisest aknast välja. Et siis avaneb sulle natukene teistsugune vaatepilt, kui sa hetkel nägid. Ja ma usun, et kõikide tööriistadega on seesama lugu, et üks tööriist ei anna sulle seda 100% pilti ja ei peakski sellest kõike võtma. Et alati tuleks võtta sellest ühest tööriistast mingi väike osa, mis tõepoolest sinuga haakub. Ja kui ma nüüd räägin oma süsteemist, mida ma nüüd siin niimoodi loomas olen, et teda ikkagi jälle täielikult välja arendada, siis sellega on täpselt sama lugu, et tuleb võtta sealt see osa, mis sinuga haakub. Ja kõik see, mis ei haaku, see tuleb kõrvale jätta, sest ma ei ole näinud mitte üheski süsteemis 100% seda, et kõik läheks minuga kokku. Selline mõte. Mulle tundub, et tänapäeval inimesed vajavad rohkem selliseid nagu süsteemi kaudu kinnitusi või meeldetuletusi, mis on nende tugevused. Sellepärast, et kui me vaatame maailma ja sellist nagu kommunikatsioonimulli,
ma arvan, et 20 aastat tagasi ei tulnud kellelegi pähe lihtsalt tänava peal suvalisele inimesele ütelda, et sa oled nõme, sa ei oska, onju. aga jah, tänapäeval see on normaalsus sotsiaalmeedias kommenteerida, ütelda lihtsalt võõrale inimesele põhimõtteliselt välja mingi hinnang, mis ei ole seotud sellesama inimesega, onju. ja see ongi normaalsus ja mulle tundub, et see nagu noh, abi või tugi võikski olla mitte käia nagu noh, psühholoogide juures võib ka käia, kui on nagu keerulisemad jah, teemad, aga selline nagu eneseregulatsioon ja iseenda aktsepteerimine võikski käia läbi erinevate tööriistade. jah, ja viimasel ajal on minu arvates ka nagu väga nagu maha tehtud sellist nagu ai ajastu boost'i. ma nimetaks seda niimoodi, et sa põhimõtteliselt paned ai-sse endale sisse, minul on ka human design'id, noh, ma võin vaadata ka tulevikus saatuse koode, kui ma selle süsteemiga rohkem panen. ma panen sinna sisse need tööriistad, ma nimetan neid isiksuse testideks enda jaoks, Maiade kalender, disk, mida iganes. panen need sinna süsteemid sisse ja kui mul on selline hetk, et mul on vaja tuge jah, isiksusena, inimesena, ma olen kriisis, siis ma lähen ja ütlen, et nii, ma tunnen seda, ma tean, et see on, noh, et ma ei saa sellega toime tulla või see on raske praegu minu jaoks. ja ai vastab lähtuvalt minu isiksuse testide tulemustel või sellisest nagu tööriistade põhjal, mitte universaalseid vastuseid mulle, onju. jah, loomulikult me võiks sõbra käest ka küsida sama asja, et kuule, mul on raske praegu, toeta mind, onju, et helistada talle. aga sõbral, mulle tundub, on selline nagu oma vaatepeegel minust kui inimesest, mis on läbi tema enda ka, ehk siis, et ta ei vaata minule nagu ei peegelda otse, vaid kõik meie ümber inimesed tegelikult tõlgendavad meie käitumist ja meie tundeid läbi enda kogemuse, onju. ja kui meil on mingid süsteemid, tööriistad tänapäeval, mis võtavad selle nagu, mitte ei võta ära, vaid aitavad nagu vastata puhtalt ja siis ma saan pärast peegeldada sõbraga üle. et mulle tundub, et see on nagu tänapäeva sihuke üks äge viis iseendaga rahu teha maailmas, kus on nii palju hinnanguid ja arvamusi suvaliste inimeste poolt suvalistel hetkedel tabamas sind, on ju, tänu sellele jah. internetiajastule, on ju. Ja kahjuks ka need arvamused hästi palju kipuvad meid kõiki mõjutama. Et kui ma nüüd kuulasin sind, siis mis mulle nagu niimoodi meelde tuli või läbi pea lipsas, oli see, et kui ma mõtlen oma koolielu peale, mul oli algklass, et siis kui meil olid arenguvestlused lapsevanematega, siis tegelikult oli sama lugu, et lapsevanem tihtipeale küsis mingisuguseid asju oma lapse kohta, sest mitte ainult laps, vaid täiskasvanud ka. Me ju oleme kodus ühtemoodi, väljapool teistega sõpradega võib-olla veel kolmandat moodi ja ega õpilasega oli täpselt sama asi. Ja nüüd ka see, kuidas ta siis mingis olukorras parasjagu käitub, kuidas ta minuga koolis näiteks käitub seal klassiruumis, kuidas ta oma vanematega käitub, et see kõik on absoluutselt erinev. Ja ma peaks ütlema, et minu jaoks näiteks, ma vaatasin alati muidugi ka erinevaid süsteeme, just nimelt teatud olukordades, aga vaatasin ka lapsi, näiteks läbi nende sama sünnikoodide ja asjade, et no toon lihtsalt ühe näite, ma tean, et see lapsevanem lubab mul selle näite tuua, aga nimesid ma muidugi ei nimeta. Et üks neiu näiteks mul oli klassis selline, kes kippus hästi palju rääkima, ta oligi hästi avatud, rääkis kõik kodused asjad ära, mida vanaema ütles, mida ema ütles ja nii edasi. Ja seda ka noh, nagu keset tundi ja see võis ka häirida teda ja ilmselgelt mind kui õpetajat, eks ole, häirib see ka, et sa pidevalt nagu segad tundi. Ja see oli jälle minu jaoks märk või koht, kus ma siis kodus vaatasin või mõtlesin, et kas mitte isegi, et miks need asjad nii on, vaid et mida see tulevikus sellele lapsele nagu annab. Ja vot läbi selle vaatevinkli, et mida see tegelikult annab ja missugune laps temast tulla võib. Et ma ei suruks praegu tema seda elevust ja kõike muud maha, et hästi palju räägib, tegutseb ja nii edasi, et ma seda kõike keelama hakkaksin, vaid just nimelt, et ma näeksin nagu seda, kuidas seda pigem positiivselt toetada ja arendada, et ta hakkaks liikuma sinnapoole, mis temast tulevikust saada võib.
ja loomulikult ma vaatasin tema koodi, eks ole, et mis seal taga nagu võiks veel olla. Ja ma sain väga palju infot ja ega ma muidugi vägisi seda vanematele kunagi peale ei surunud ega ei pakkunud ega ei öelnud, et teate, ma vaatasin teie last nüüd läbi mingi sünnikoodi, eks ole. Et kes teadis, et ma sellega niimoodi tegelen, see küsis. Ja ma usun, et me kõik saime abi, sai lapsevanem, sain mina, sai laps ka. ja mulle tundubki, et suhtedünaamikates on sellised tööriistad väärt sisendid. Ehk Mhm. siis, et kui see vahepeal nagu su lähedane inimene muutub nii-öelda, ma nimetan nõmedaks. ehk siis, et inimene, kellega sa näiteks koos elad või omad lapsed, on ju, vahepeal nad on nõmedad ja me ise oleme ka Ah, neile nõme vahepeal, just. on ju. Olgem ausad, ei ole nagu kullatükid 24/7 ja käi ringi, on ju. Ehk siis, et see nendel hetkedel mina nagu tavaliselt ka vaatan siis mõnele süsteemile või tööriistale otsa ja aktsepteerin seda enda kõrval olevat inimest ja neid just, et neid Ja. tugevusena, et mis need minu enda kogemusest lahti ühendatud need süsteemi osad on, mis on tema tugevused. Ja noh, mina tean, et need tööriistad on mul aidanud nagu palju paremini lapsevanemana, emana mõista oma lapsi. mul on kaks väga Mhm. erinevat last isiksuse poole pealt, nagu nad enamasti on peredes, et kui on mitu last, siis nad on täiesti erinevad, onju. Ehk siis ja täpselt samamoodi ma ei oska teda nimetada, ta on klassivend slaš kihlatu elukaaslane, ehk siis teda ka noh, et kuidas mingis olukorras, stressiolukorras ta käitub ja see võib mind närvi ajada, aga järgmisel hetkel ma vaatan, et okei, see on tegelikult tema olemuses, seal ei ole mitte midagi halba, aga head, see on Mhm. minu tõlgendus, see on tema olemus ja see on tema tugevus, mitte nagu sa tõidki selle tüdruku näite, et noh, et mitte, et ta jutustab ja segab, see ei ole tema nagu eesmärk segada tundi, vaid see Ja. on tema olemus, mis muutub tulevikus tema tugevuseks. Mhm. ja, ja noh, õpetajatel eriti on siis ju kohustus minu arvates luua turvaline kasvukeskkond, on ju, õpikeskkond ja ma arvan, et see tüdruk sai selle turvalise õpikeskkonna sinu poolt tänu sellele tööriistale, on ju. Jaa, ma loodan küll, sellepärast et see kõik toimus kuskil esimeses klassis ja siis, kui nad olid Mhm. kolmandasse jõudnud, nüüd nad juba lõpetasid 4. ja nad on ausalt öeldes selle aasta jooksul, kui me ei ole omavahel nagu noh, klassi ees niimoodi kohtunud, siis nad Mhm. on minuga päris palju ühendust võtnud ja ma vaatan, et nad on väga ägedateks muutunud ja eriti see tüdruk ka, et ta juba teab, mida teha ja kuhu poole liikuda ja mida öelda ja mida mitte öelda. Ja mitte seda selle läbi, et ma oleks talle öelnud, et Mhm. jah. nii, aga ma mõtlesin, et ma jagan, sa teed ühe Tartus ja ühe Zoomis töötoa, on ju, inimestele siin juulikuus, kus sa siis vaatad nende saatuse koode ja avad seda süsteemi täpsemalt. me siin tunni ajaga ei saa kõike seda süsteemi korraga ära avastada, sest ma saan aru, et sinul on see võtnud aastakümneid nagu et see noh, süvitsi mine ja sinu seal selles süsteemis on nii palju erinevaid kihte, et enne kui me Absoluutselt. tutvusimegi ettevõtluskoolitusel, mis tähendab seda, et ta tõi igasuguseid huvitavaid perspektiive, näiteks, et mis kuupäeval on su ettevõte loodud, kuidas see saatuse koodidega on seotud. lapsevanemana saab vaadata, mis minu nagu takistus on, mulle meeldis see ta on Lovable'is üks rakendus, kus ma saan pannagi oma sünnikuupäeva sisse ja ta ütleb, mis minu põhiline takistus elus on. ja siis, kui ma lugesin seda, siis ma olin nii, kust sa tead kust sa tead seda niimoodi, onju. ehk siis, et täpselt see teema, mis seal nagu vastusena mulle vastu nagu telefonist, mida ma sain lugeda, oli see teema, millega nagu vahet pidamata ma tegelikult nagu kiilun kinni ja need küsimused on need, mida ma endalt pean Mhm. küsima. Et ja siis ma iga kord imestan, miks ma jälle samas kohas ringiga tagasi olen, onju. Et siis see kuidagi aitab mul nagu aktsepteerida seda, et mul ei ole mitte midagi viga, vaid see ongi see minu teema erinevate nurkade alt, millega mina olen loodud siia maailma tegutsema, onju, ja tegelema. et Mhm. et ühesõnaga, Enega on võimalik kahel korral siin juulis kohtuda.
aga ma hea meelega jagaks oma nagu saatuse koodi ja siis sa saad nagu selgitada selle näiteks, et noh, minu saatuse kood on siis selle süsteemi järgi 21 on ju, on mul õige? Jah. See tähistab, seda võetaksegi esialgu siis nagu, kui me kõige lihtsamalt võtame, siis võtame selle sünnipäeva kui sellise. Ja, et selles suhtes, et noh, kui ma lugesin ka seda, et siis see põhiline teema, mis oli ka minu enda puhul on kogu aeg on tunne, et midagi on puudu, et terviklikkus ehk wholeness on midagi hästi-hästi olulist minu jaoks ja need, kes teavad teadliku ettevõtluse tausta, siis teadliku ettevõtluse Eesti, ma otsisin pikalt enne seda nime, ma teadsin, mis inglise keeles see nimi peab olema, see oli wholeness. Wholeness on siis otsetõlge, et tunne, et midagi ei ole puudu reaalselt. Ja see oli aastaid tagasi, kui ma tahtsin, et teadlik ettevõtlus tähistaks seda tunnet, et sul ei ole mitte midagi puudu, ehk siis sa tunned terviklikkust. Ja siis ma mõtlesin, terviklikkuse ettevõtluse akadeemia ei kõla hästi ja siis ma jäin teadlikkuse peale. Ehk siis, et see sõna kui selline on saatnud mind, see ei ole uus sõna minu jaoks, sõna on saatnud mind pidevalt. Ehk siis, et kui ma lugesin seda vist eile või, esmaspäeval või, jah. Esimest korda lugesin seda, siis mõtlesin, okei, no päris hästi on ju, et lihtsalt nii on ju, et sa vaatad minu sünnikuupäeva ja ütled esimese kihi, mis on tegelikult minu tuumaga väga nagu sünkroonis. Aga ma küsin selliselt, et kuidas mina või ükskõik kes saatuse koodidega ja sinu kliendid, mis on see nagu praktiline väärtus või väljund, mis selle infoga peale hakata? Jah, see on ilus lugemine, ma saan aru, et see puudutab, aga ja mis nüüd edasi? Praktiliseks muutub ta siis ikkagi, kui me ise hakkame seda enda peal katsetama ja rakendama. Et mina ei saa ka aidata. Ja minu eesmärk tegelikult ei olegi see, ma panin oma kodulehele ka üles selle lugemise kui sellise, et kes inimene tahaks nagu esimest infot enda kohta teada saada, et siis ta saab seal seda lugeda, vaadata, peegeldust näha, eks ole. Aga kui ta nüüd ise nende ma ei taha öelda õpetuste järgi, ma isegi ei oska praegu õiget sõna leida, et kui ta selle järgi ei hakka iseennast muutma, sest tegelikult mitte keegi teine ei saa väljapoolt sind muuta, siis ei muutugi mitte midagi. Et sellest olen ma nagu ise ka aru saanud, et kui ma juba siin, ma ei tea, 10 aastat tagasi, rohkem tagasi mõtlesin, et Ene, tule nüüd koolitöölt ära ja hakka tegelema sellega, mille puhul su silm läheb särama ja millega sa tahaksid tegeleda, siis mitte keegi ei teinud seda minu eest ära. Ma pidin ikkagi ise selle otsuse tegema. Ja ütleme, et kui nüüd sina ka, kui sa vaatad seda sama oma lühikirjeldust sealt, eks ole, et kui ta ütleb, et plussis on see näiteks avatus, kui ma õigesti mäletan, jah, väga väike tekst on ka, aga mingi harmoonia, maailma tunnetus, sest tegelikult see on tarokaardi järgi on ju maailm, eks ole. See ja võime ühendada inimesi. Kui ma loen seda ja kui ma seda iseenda sees ei näe tagasi peegeldusena, siis ei ole veel midagi valesti. Siis tuleks vaadata just nimelt seda miinuspoolt. Et kui miinuse kirjeldus haakub minuga palju rohkem, siis ma lihtsalt saangi aru, et ahaa, hetkel ma olengi selle miinuspoole peal. Ja mis siis nüüd teha? Nüüd tuleb lihtsalt see miinus pöörata positiivse poole peale, hakatagi mõtlema positiivselt, tegutsema positiivselt, panema enda juures tähele neid positiivseid või siis plussis olevaid märksõnu. Ja vaikselt hakkavad asjad muutuma. Ja kui ma teadvustan endale ka selle energia õppetunni kui sellise, näiteks sinu puhul on see, eks ole, et see terviklikkus ei tule mitte väljapoolt, vaid kui inimene selle kõik ära tunneb, mis tema sees on, siis hakkab see seestpoolt välja tulema.
ja vot siis sa oledki Mhm. iseenda jõus ja iseenda ressurssides, sest tegelikult seesama sünnikuupäev annab meile selle jõu ja ressursi, ehk siis oma tööriistakasti juba ise, millele ma saan toetuda siis, kui näiteks midagi ongi viltu, midagi on, noh, ma tunnen, et on tasakaalust väljas, siis tulebki tulla tagasi selle oma sünnikuupäeva juurde ehk ressursi juurde ja vaadata, mis seal on. Ja tegelikult, olgem ausalt, ka see lugemine sel juhul, et aitab, et ma olengi selline. Ja, et see on ju üks osa minust, mitte täielikult, aga see on üks osa minust. Mulle tuleb meelde aastaid tagasi, päris tihti, see miinuses pool ongi see rahulolematustunne, et midagi on puudu. See paneb mind otsima alati uusi ideid, on ju, ja uusi teid, kuhu poole minna. Ja aastaid tagasi, kui ma olin nagu siukses keerulises depressiivses eluetapis, ma läksin psühholoogi juurde ja karjäärinõustaja juurde. Ja siis ta tegi igasuguseid karjääriteste mulle ja kõiki asju ma tegin ilusti tublisti ära. Ja lõpptulemus oli see, et ta ütles, et Triin, sa võid kõike teha. Ehk siis, et põhimõtteliselt see ainult mingi üks väike asi on, mis sinule isiksusena karjääritestid, noh, kõik need kõige uhkemad karjääritestid ta tegi minuga ära. Et ma saaks aru, mis on see järgmine suund, kuhu ma võiksin liikuda tööalaselt, inimesena ja nii edasi, onju. Mingi üks väike nüanss oli, et loomadega mulle ei meeldi ja noh, seda ma teadsin enne ka, et loomad ei ole nagu, nad ei ole vastikud, aga ma ei ole nende, noh, mõned on vaata loomainimesed lihtsalt, see on nagu noh, eraldi tüüp inimesi. Ehk siis, et loomadega ma ei hakka tegelema ja see oli ainukene piirang, mida ta pani minu testi tulemustena ja ta ütles, et Triin, sa võid kõigega tegeleda, ehk siis maailm on sulle valla nii-öelda. Ja see ajas mind nii närvi, sellepärast et ma tahtsin nagu teada, et mis see üks valik on ju. Ja tänu nendele tööriistadele ma saan aru, et ma ei pea käima kõik läbi, et õppida nagu ennast, kogeda seda rahulolutunnet. Tänu neile tööriistadele ma saan nagu vihjed kätte, kus on tõenäolisem, mis teed valides, tõenäolisem mul kogeda seda, mis on see plussis pool harmoonia, universaalne rahulolu, sisemist rahulolu, mitte seda välist, palju mul pangakontol raha on, milline mu kodu on, mitte seda rahulolu, vaid seda sisemist rahulolu, mida iga inimene tegelikult ju otsib siin elus, maises kehastuses, seda sisemist nagu tunnet, ma olen õige nagu sügaval sees nagu, et ma tunnen, et ma olen õige enda jaoks, mitte välise jaoks, on ju. Et mulle meeldivadki need süsteemid sellepärast, et nad annavad meile nagu vihjeid, kus me võiksime hakata otsima. Ja, et ma olen selles mõttes sinuga täiesti nõus, et ka siin sellest tööriistast kui sellises on olemas päris palju selliseid, ütleme, iga sünnikuupäeva kohta nimetusi, et millise asjaga sa võiksid tegeleda. Ja kui mina seda ka niimoodi vaatasin, siis ma olin samamoodi, et noh, mis mõttes, et nüüd see koht võib päris paljusid võib-olla šokeerida, et kas sa ei ütlegi siis mulle täpselt ära, et kes minust saab või millega ma tegelema hakkan. Ei ütle. Ja seda ei ütle mitte ükski süsteem, vaid ta annabki teatud suuna või vihje ja see tuleb sinu enda seest. Sa lihtsalt tunned selle ära, et ma ei ole lihtsalt selle peale tulnud, aga et see haakub minuga ja vot, et see ongi sellest 10 nimetusest, mis seal parasjagu on, et see ongi see minu rada võib-olla, et ma peaksin hakkama sinna poole liikuma. Aga mis on veel nagu praktilised väljundid? Ma mõtlen, et noh, et näiteks ma olengi inimene või ettevõtja on ju ja saatuse koodid on tööriistana kättesaadav sinu kaudu. Mis on need nagu, mis ma selle infoga veel saan enda elus teha või mis sellele nagu, mis väärtus sellel on? Ja, et kui nüüd võttagi jälle kõige lihtsama külje pealt või poole pealt, eks ole, et võtame selle sama sünnikuupäevagi, siis mina kui ettevõtja, sest ma olen ka praegu ettevõtja ja kui ma peaks endale võtma kellegi tööle, siis esimene asi, mida ma saan teha, ma saangi vaadata, kes ta on. Mitte seda, et ma päriselt kohe aru saan, eks ole, tegelikult minu jaoks on see, et kui ma inimesele otsa vaatan, siis ongi see sama 31 sekundit, siis ma saan aru, kas ta on minu inimene või ta ei ole minu inimene. Aga et nüüd
järgmisena nagu edasi vaadata, et mis võib olla see, et kuidas ta toimetab, kas ta on aus, kas ta läheb ja tassib kogu selle info, mis mul siin on, kuhugile välja ära või noh, millised omadused tal on, seda annab tegelikult vaadata läbi nende samade sünnikuupäevade, et see on sinna sisse siiski kirjutatud. Ma tahan öelda, et inimese põhiolemus kui selline ei muutu. Et see lööb mingil hetkel ikkagi välja, et ma võin ennast esitleda ühes seltskonnas ühtmoodi, teises teistmoodi, sest tegelikult olgem ausad, kui me kuhugile tööle läheme, siis me ju püüame väga hea mulje endast jätta. Aga kui pärast hiljem noh, ma ei hoia seda kogu aeg, ma ei suuda seda hoida. Ühel hetkel ma ikkagi lasen ennast lõdvaks ja hakkan toimetama nii, nagu ma toimetan. Ja kui me räägime näiteks mingi hetke, kus on vaja reageerida, siis täpselt samamoodi, eks ole, mõned jäävad passiivseks, mõned reageerivad, hakkavad tegutsema ja ka selle võib sealt välja lugeda. Täpselt samamoodi nagu mõnest muust süsteemist, ma ei tea, disksüsteemist, kust iganes, eks ole. Tegelikult annab seda kõike sealt välja lugeda. Siis küsimus võib-olla, et miks siis mina või miks siis saatuse koodid, eks ole, siis ega ei peagi tulema. Ei peagi. Ma tahan öelda siin seda, et kui ma toon näiteks välja oma konkurendi, kes ka tegutseb päris aktiivselt praegu sellel alal, ütleme nii, et ta jõudis minust aasta võrra ette välja tulemisega, siis ma olen temaga hästi põgusalt vestelnud ka ja kuigi meil on isegi sama sünnikuupäev, kuigi temal on sünnikuupäevaks on 16, aga me kuulume sinna 7 gruppi. Sama gruppi. Jah, siis tema on absoluutselt erinev inimene kui mina ja just nimelt seesama olemus kui selline. Võib-olla sobib ühele inimesele rohkem ja võib-olla tema sobib kellelegi rohkem, eks ole. Nii et siin saavadki inimesed oma valiku teha, et kelle käest nad seda infot siis nagu saavad. Et ma arvan, et selline mõte. Ja minu arvates on psühholoogid ka nagu kuidagi jõudnud selle järeldusena, et inimese isiksus ei muutu aastatega, isiksuse omadused ei muutu ja täpselt samamoodi see on tegelikult vihje, et kui meil on sünnikuupäev on ju see miski, mida inimene ise valib, sünnihetke ta valib ju ise, nime panevad vanemad oma numeroloogiliste lisataotlustega sinna alla, aga sünnikuupäeva valib iga lapsukene hing ise. Ehk siis, et sellest lähtuvalt nagu see olemus tuleb, keskkond mõjutab, aga see tema sügav tuumolemus jääb, lihtsalt keskkond natukene vastavalt sellele, kas ta takistab või soodustab selle olemuse aktsepteerimist, on ju. Et noh. Jaa, ma tahangi tuua siia täienduseks selle, et näiteks see kool, kus ma viimases kohas, kus ma töötasin, siis seal oli peale minu oli veel 2 inimest, kes olid 7. kuupäeval sündinud ja ma peaks ütlema, et tegelikult me olime täiesti erinevad inimesed, aga midagi oli, mis oli meis pisut ka sarnast, võib-olla suhtumine või noh, me olime tõesti ka liikuvad, me olime need, kes vedasid mingisuguseid asju, et ütleme, et mingid märksõnad on, mida saab vaadata. Ja kui nüüd rääkida sellest samast ka, eks ole, et kõigil meil olid ju erinevad sünnikuud, mis tähendab, et kui me nüüd toome terve selle maatriksi sisse, mis puudutab, seal on ju meeletult palju numbreid ja loomulikult ka kõik need avaldavad mingisugust mõju inimesele, et missugune ta on ja kuidas ta käitub. Pluss, nagu sa ütlesid, tõepoolest see keskkond, sest kui me räägime sellest, et ütleme, et minu sünnikuupäeval sündinud inimesi on ju väga palju ja kas me nüüd kõik oleme ühesugused ja ühesuguse saatusega? Ei ole, kindlasti kohe ei ole. Isegi kaksikud, kes on samal päeval sündinud ühest ema-üsast, ka neil võivad olla hoopis teistsugused mingisugused tunnused. Et siin tõesti mõjutab keskkond, inimesed, kes meie kõrval on ja päris palju muid asju ka. Ja mulle tundub, et lihtsalt, et sinu töötubadesse või sinuga nagu ühendust võiks võtta need inimesed, kes soovivad lihtsalt õppida ennast tundma, vaata. Et mitte, et sa annad neile nagu vastused jah, ei kujul, vaid et äkki on midagi nendes sõnades, selles süsteemis, mida sa jagad nendega, nende sünnikuupäevast lähtuvalt, et äkki on seal midagi, mis äratab nende selle
tuuma ülesse ja läbi selle neil on lihtsam leida oma nagu sellist nagu teed inimesena tagasi sellesse, kes nad on ju, et me noh, keskkond on väga suur mõjutaja ja kui see keskkond on nii tugeva mõjuga, siis see, kes me oleme, tikub nagu ununema, et väga harva hiilib välja. et see nagu on oluline teema. Mhm. Aga Et ta tegelikult annab selle, nagu ma ütlesin, eks ole, ennem ka, et ta annab võib-olla selle efekti, et sa saadki astuda sinna teise akna alla ja teisest aknast vaadata ja näha enda võib-olla mingit seda külge, mis sul oli võib-olla nagu hobustel on need silmaklapid, eks ole, et sa lihtsalt ei näe seda ja sa hakkad siis seda nägema. Et võib-olla lihtsalt see võimalus. ja kui ma loen enda nagu seda saatuse koodi esimest kihti, ma saan aru, et see on see esimene kiht on ju, et see Jah, sünnikuupäevast ja sealt tuleb veel nagu detailidesse liigub edasi. aga seda esimest kihti, siis ma tean, et seal on mõned sõnad, mis ma tean, et resoneeruvad minuga, aga iga kord, kui ma mõtlen selle peale, siis mul tekib overwhelming tunne ehk siis ülekoormatus, seda tundub mulle nagu kas ikka, oled ikka kindel, et mina nagu vaata, et see ongi nagu nii äge, et vaadata, et mis see nagu potentsiaal tegelikult on. aga sina inimesena otsustad, mis tempos ja mis kujul sa oma potentsiaali vastu võtad. nii et sa ei lõhu ennast, noh, ma tean neid ambitsioone, ma olen ju väga ambitsioonikas inimene, ehk siis, et tean nagu, mis on võimalik minu jaoks tegelikult. aga see tempo, millega ma lähen sinna nii, et ma tunnen, et ma olen ka terve sellel teekonnal. ehk siis, et need sammud on ikkagi inimese enda otsustada, aga ma jaa. arvan, et äratab ilusti selle potentsiaali võimalikkuse ülesse sinus nagu teadmisena. Jaa, ma olen täiesti nõus, sellepärast et vaata nüüd mind, eks ole, kui vana ma olen ja ma ikka veel õpin iseennast tundma, kuigi võiks öelda, et sa oled juba nii vana, et sa võiks ennast nüüd ju väga hästi juba teada ja tunda, on ju. Tegelikult peaks ütlema, et see ei ole nii, et sa õpidki terve elu nägema mingisuguseid asju ja okei, sa näed, aga see, kuidas, nagu sa ütlesidki, et omas tempos, et sa suudad seda rakendada nii, et sa ka ellu jääks, et see on just see, et see ongi sinu otsustada, mitte ühegi teise süsteemi otsustada, et sa võid neid kokku ahmida ja lugeda aga jah, sina otsustad, kuidas sa seda rakendama hakkad. ja teiselt poolt samamoodi, et isegi kui mulle süsteem ütleb, et mul on see tööriist võtta lihtsamini lähtuvalt oma sünnikuupäeva valikust, aga aga see ei tähenda, et ma käin ringi linna peal, ütlen, et ma olen eelistatud, kuna ma sündisin sel kuupäeval ja see on minule sisse kodeeritud, tehke või mida tahate teie võimelge, aga mina lihtsalt saan seda sellepärast, et ma sündisin sel kuupäeval. et see ei tähenda, et süsteem nagu noh, mõnes mõttes kingib selle sulle ainult teadmisena, aga kingituse kätte saama ja avama pead sina ise. Ja, et ja. see, et see ei käi niimoodi, et ma olen selline inimene ja nii lihtsalt on ju, et midagi pead ise ka omalt poolt nagu panustama, et sa selle kingituse kätte saaksid ja seda avaksid ka ja kasutaksid, on ju. Jah, ja selleks pead sa valmis olema. ja seda ka ja see ongi see vanusega tulenev osa, mulle tundub, et ma teen alati nalja, veidi morbiidne nali, aga et kui meil enam ei ole midagi õppida enda kohta, siis me ei peagi elama. Ja õige, tegelikult ongi nii. tehtud siis on, et siis on tehtud, et pigem kui tahad elada, siis õpi enda kohta asju juurde. nii, aga Triinu, kas sul on tekkinud küsimusi? No, ma tahan jagada, et väga põnev kuulata seda vaatenurka ja seda kõike, mida siin täna jagasite. Et ma olen ise ka suur erinevate süsteemide fänn ja kõike katsetanud, kogenud ja näinud ja võtnud ka nendest süsteemidest enda jaoks need parimad kaasa, nagu Ene kenasti alustas enda juttu ja jagas.
minu enda sünnikuupäev on 28 ehk siis 10, et siin süsteemis siis saatuse ratas, et üles-alla, aga ka samas ma olen alati õigel ajal õiges kohas, nii et täna ka siin õigel ajal õiges kohas, et jaa, minu küsimus on, et mis enne need seminarid juulis on siis plaanis, et kus või mis, et kas seda infot ka jagate, kuigi ma ise olen juulis ära, aga kuulaks ikka. Ja no kui juulis ei jõua, siis augustis kindlasti, eks ole, et eks ma neid samu asju, mida ma praegu siin pakun, eks ma mingil hetkel kordan ka. Aga esimene selline töötuba tuleb siis 14. juulil kell 6 ja see tuleb siis ettevõtliku mõtle ruumides Suurkaar 53 ja see Akadeemias. akadeemias kella 6 ja sinna on siis võimalik ennast registreerida ja info on üleval minu Facebooki lehel saatuse koodid, on minu kodulehel saatuse koodid, aga ka Triin on jaganud seda ja pärast seda on siis tulemas veel sellesama koolituse variant siis võib-olla ettevõtjatele, aga ega keegi ei keela kellelgi teisel ka sinna tulemast ja see siis toimub 28. juulil kell 6, aga siis juba Zoomis. Ehk siis, et meil oli kokkulepe, et 28. juuli on Zoomi versioon just sellepärast, et kes elavad kaugemalt Tartust või on kuskil suve nautimas mujal, et siis neil on võimalik ikkagi Zoomidel liituda. Ja seal, ma saan aru, on rohkem ettevõtja fookus sees. Et mis see info ettevõtja jaoks võiks tähendada ja jah, et noh, enne korraks mulle nagu põrgatas neid ettevõtte sünnikuupäevasid lähtuvalt ja neid sagedusi. Et see oli ka põnev teadmine, et mul on 3 juriidilist keha ja kuidas ja mis need on, et konstellatsiooni väljal ma tean väga täpselt, mis nende ettevõtete sagedused on, aga sünnikuupäevad nendel ettevõtetel toetasid sedasama sagedust, et selles suhtes oli huvitav. Nüüd lähevad nagu kuidagi, mulle meeldib see, et tänapäeval ma usaldan süsteemi või uut süsteemi ja tööriista ainult siis, kui ta läheb kokku selle vana teadmisega. Ehk siis, et see, kui ta hakkab nagu täiesti ütlema, et see, mida ma varem teadsin, on vale ja see uus süsteem tuleb ja ütleb mulle tõde, siis ma ei usalda seda, sellepärast et noh, see, mida ma ise nagu tean juba, see on ka ju oluline teadmine, see ei saa olla vale. Ehk siis, et pigem mulle meeldibki võtta vastu, noh, saatuskoodid on üks nendest süsteemidest, võtta vastu süsteeme sellised, mis kinnitavad minu varasemat teadmist, mida ma olen õppinud ise või ma olen saanud mingite teiste süsteemide kaudu. Ehk siis tegelikult on ju suures pildis lihtsalt üks terviksüsteem, on ju. Et erinevad killud ja erinevad aknad on sellel majal, on ju. Et sa ise vaatad, millisest aknast sa välja vaatad, on ju. Ja, sest tegelikult ega mina ka ei ole ainult ühe õpetaja juures õppinud, vaid neid süsteeme on 4-5 ja ausalt öeldes ma ei ole ka kõige sellega 100% rahul ja sellepärast ongi, et ma püüangi seda, mida nüüd mina välja annan, anda nii, et see, mis minuga on haakunud ja mis ma tunnen, et jah, see toimib ja et see on toiminud ka nende inimeste peal, kellega ma olen seda jaganud ja püüangi seda võimalikult palju vahtu sealt vähemaks võtta, mis minu arvates ei toimi või mis ei haaku. Okei. Aga Triinu, sul rohkem küsimusi ei ole? Mis see maksab, see näiteks 28.07 Zoomi kursus, koolituspäev, töötuba? Töötuba. Siin kodulehel on muideks pooled asjad puudu, et need lingid ei töötanud, siis et see on töös, ma saan aru, et siis... Just, ta on töös. Koduleht on töös, sest ma ehitan seda ise üles, aga ma otsustasin, et ma ei pane teda kinni ega ei pane sinna neid silte peale, et on tulemas ja nii edasi, vaid nii kuidas ma teen, nii inimesed saavad seda ka vaikselt lugeda, et
no ta on lihtsalt praegu sellises olekus, nagu ta on. Aga kui rääkida nüüd hinnast, siis me panime sellise sümboolse hinna 14 eurot. jah, Siis ma tulen. ja Zoomi oma on vist 3 tundi ka kokku oli või? Jah, ta kipub enam-vähem vist niimoodi minema, et oleneb, kuidas inimesed jaksavad ja kaasa tulevad, et kui ära väsime, siis lõpetame varem. No ma ei tea, kas väsitakse enda õppimisest ära. Mul on tunne, et see on nagu üks lõputu auk, kuhu võiks alati minna süütsi sisse ja uurida rohkemgi veel, et avastada, et mis inimese loom sa tegelikult oled ja mis on veel võimalik sinu jaoks kui inimese või hinge jaoks. Nii, aga kui rohkem küsimusi, mõtteid ei ole, siis Enega saategi kohtuda siis 14 juuli, 28 juuli Zoomis, 14 juuli Tartus ja kodulehelt leiate ka sellised üks-ühele vestlusajad ka kindlasti, et saate üks-ühele temaga ka nendel teemadel rääkida, Anja. Jah, see tuleb, võimalikult kiiresti tuleb. Ja noh, nagu aru saate, et Ene on alustav ettevõtja, nii et käivitamiseks tublisti tegutseb, nii et aga alati on nagu minu soovitus alati, et mina naudin niisuguseid alustavate ettevõtjate seda sisendit väga, sellepärast et nendelt midagi nii-öelda teenust võtta või osta on väga lahe, sellepärast et see hasart, millega sa tegelikult ja see julgus, millega sa tuled välja kapist välja enda jaoks on ju. Praegu tuleb Ene kapist välja oma kirega, mis see kirg on 20 aastat või rohkemgi ta elus olnud on ju, aga lihtsalt nagu salaja teki all. Ehk siis, et see kapist välja tuleku julgus, et see on nakkav nii-öelda. Et seda sa saad alustava ettevõtja käest alati seda nagu julgust tegelikult astuda oma rajale ja leida oma rada ka enne seda, on ju. Nii, aitäh, Ene, ja kui kellelgi on veel küsimusi, mõtteid, siis kindlasti kirjutage Enele otse kodulehe kaudu. Ja kui on küsimusi, mõtteid mulle, siis võib mulle ka kirjutada alati. Et ja aitäh, Triinu, et kuulasid ja tulid Aitäh. kaasa siia. Aitäh teile mõlemale ja aitäh neile, kes kuulavad ja vaatavad. Ja näeme siis, kui näeme. Näeme. Tšau.